Peamised vead D-vitamiini tarbimisel. Levinumad vead, mida inimesed teevad D3 vitamiini võtmisel ja kuidas neid tõhusalt vältida. D-vitamiin on kõige olulisem vitamiin, kuna see on seotud 10% geenidega. D3 on rasvlahustuv vitamiin, seega imendub see paremini koos rasvaga, näiteks MCT-õli või oliiviõliga. Esiteks, D-vitamiin ei tööta ilma magneesiumita. Magneesium on tähtsuselt teine toitaine, mis on seotud 300 erineva ensüümiga. See eemaldab liigse kaltsiumi ladestumise veresoontes. Parimad vormid on magneesiumglütsinaat või magneesiumtsitraat. Magneesiumglütsinaati õhtul tarbimine aitab kaasa paremale unele. Tasub tähele panna, et mida rohkem D-vitamiini tarbite, seda enam vajab organism ka magneesiumi. Magneesiumi puudus võib põhjustada ebameeldivaid sümptomeid D-vitamiini tarbimisel, nagu peavalu, iiveldus, südame pekslemine ja lihaskrambid. Need sümptomid esinevad sageli hommikuti, kui magneesiumitase organismis on madalaim. Teiseks, D-vitamiini võtmine ilma K2 vitamiinita. K2 on oluline kofaktor, mis kannab kaltsiumi verest luudesse ja hammastesse. Soovitatav vorm on MK7, annu 100 mikrogrammi 10 000 rahvusvahelise ühiku D-vitamiini kohta. Kolmandaks, D-vitamiini võtmine ilma tsingita. Tsink aitab kolesterooli D-vitamiiniks muuta. Iga 10 000 rahvusvahelise ühiku D-vitamiini kohta on soovitatav võtta 20 mg tsinki. Neljandaks, ebapiisav annus. D3 vitamiini igapäevane annus peaks olema vähemalt 6000 kuni 10 000 rahvusvahelist ühikut. Viiendaks, D2 vitamiini võtmine D3 asemel. D2 toime on väga oluliselt väiksem kui D3-l. Kuuendaks, statiinide ja steroidide võtmine. Need ravimid vähendavad organismi võimet D-vitamiini sünteesida ja takistavad selle toimimist. Seitsmendaks, raua ja D-vitamiini samaaegne võtmine. D-vitamiin ja raud takistavad teineteise imendumist. Soovitatav on neid võtta eri aegadel. Kaheksandaks, päikesekreemide kasutamine. Need blokeerivad ultraviolett B-kiirguse, mis on vajalik D-vitamiini tootmiseks. Optimaalne aeg päikese käes viibimiseks D-vitamiini sünteesiks on kella 10 ja 2 vahel. 20 kuni 30 minutit päikese võtmist ilma päikesekreemita annab organismile kõige rohkem D-vitamiini. Vältige kindlasti nahapõletust. D-vitamiini taseme mõõtmine. Vereanalüüsi andes vältige D-vitamiini tarbimist 3 päeva enne analüüsi, et saada täpsem ülevaade D-vitamiini tasemest veres. Pidage meeles, et veres mõõdetav D-vitamiin ei ole aktiivses vormis, mistõttu võib rakkudes esineda D-vitamiini puudus isegi siis, kui vereanalüüs näitab normaalset taset. Vaatame, millised toiduained sisaldavad vitamiine K2, D3, magneesiumi ja tsinki. K2 vitamiini allikad. Rasvased piimatooted, eriti kõvad juustud. Munakollased. Looma- ja linnumaks. Liha, veise, sea- ja kanaliha. Rasvased kalad. Fermenteeritud toidud nagu natto, hapukapsas, keefir, jogurt. D3 vitamiini allikad. Päikesevalgus, taimsed toidud, kalad ja mereannid. Rasvased kalad, lõhe, forell, makrell, sardiinid. Looduslik tursamaksaõli. Munad, eriti munakollane. Sealiha, eriti ribiliha. D-vitamiiniga rikastatud toidud, piim, jogurt, ökoloogilised teraviljahelbed, taimejoogid. Magneesiumi allikad. Seemned ja pähklid, kõrvitsa, päevalille, seesamiseemned, mandlid, indiapähklid. Kaunviljad ja teraviljad, sojaoad, aedoad, ökoloogilised kaerahelbed. Rohelised lehtköögiviljad nagu spinat ja lehtkapsas. Tume šokolaad. Banaanid. Tsinki sisaldavad toiduained nagu liha, veise, sea, kanaliha. Mereannid, austrid, krabid, krevetid. Pähklid ja seemned, kõrvitsa, seesamiseemned, mandlid. Kaunviljad, läätsed, kikerhärned. Ökoloogilised täisteratooted, täisteranisu, quinoa. Piimatooted, juust, jogurt.
oluline on meeles pidada, et D3 vitamiini saamine ainult toidust võib olla keeruline, eriti Eesti kliimas. Seetõttu soovitatakse sageli tarbida D-vitamiini toidulisandina, eriti sügisest kevadeni. K2 vitamiini sisaldus loomsetes toodetes sõltub loomade söödast, rohusöödaga loomade piim ja liha sisaldavad rohkem K2 vitamiini. Magneesiumi puhul on taimsed päritolu allikad rikkalikumad, kuid loomsetest allikatest on see paremini omastatav. Head tervist!